videolõunatund Nõmme raadios. Tere hea ja mõtlev Nõmme raadio kuulaja, vaataja. Minu nimi on Kertu Luisk ja see siin on Vabaduse hääl, saade järjekorra numbriga 122. Eile nägin ma Eestimaad. Olin mõned päevad tagasi kohalikus toidupoes ja miks ma ütlen eile, sest meenus laul Eile nägin ma Eestimaad. Ja Eestimaa nägi välja siis selline, minu selja taga seisis 3 väga hästi toidetud mustanahalist. Need militaarturistid ja väga sõjaväelased näevad nad välja tõesti. Siuksed parajad pontsikud, ühel oli Eesti logo tikitud dressipükste peale. Ja näed, et nagu mõttetud inimesed. Siuke olek on juba tühi pilk ja lihtsalt hängin, tiksun. Nende selja taga seisis üks vanem meesterahvas, näha, et väsinud, elust väsinud, selle riigi kätel kandmisest väsinud. Või mis asi see riik meil enam ongi? Üks aparaadi hunnik, mis aina suuremaks ennast sööb just nimelt nende lihtsate inimeste arvelt. Ja see kontrast oli võigas. 3 mustanahalist, keda me ka kanname kätel, sest eesmärk on tuua võõrad sisse, et omad oleks mugavam jalust ära saada. Ja see kontrast, selle mehe pilk ja olek, see jäi mind kummitama ja vastikult kummitama. Ma tundsin mitu päeva sellist tugevat viha, kurbust, mis kuradi kohas ma elan. Ja kuidas edasi? Mis on see olukord, mis viiks meid tagasi õigele teele? Ja ausalt öeldes ega vastust ei teagi. See masinavärk on ennast nii võimsaks ja murdumatuks söönud. Järjest muudkui liidetakse inimesi igasuguste tegevuste sisse, nad arvavad, et kõik on nii hästi, sest mul on parasjagu hästi, elatakse õhus, luuakse töökohti, mis on nullväärtusega, mis on lihtsalt tiksumised. Ja need, kes tahaks teha päris tööd, neile nagu ei olegi töökohti ja siis tuuakse võõraid sisse. Just üks päev viskas mingi reklaami ette, et kuidas, ühesõnaga, on hästi lihtsaks tehtud Indiast töötajate toomine, täida ankeet ja tulevad. Aga need kohalikud, kes tahaks teha päris tööd, kes ei taha olla kuskil ametkonnas toolisoojendid, kes ei taha olla selle sammuse militaaräri sees, mis ei ole asi, mis tagaks meile kaitsevõimet, kui samal ajal keskendutakse sellele, kuidas raha teha. Praegu harjutamisega teenib hästi. See nagu hakkab kuidagi ära kärvama see sektor. Aga äkki kui teeks päris sõda, lähme ise siit eest ära ja siis eemalt jälgime, kuidas rahad liiguvad ja ega kui päris paugud käivad, siis ilmselt inimesed tahavad veel rohkem maksma hakata. Või siis saab veel osavamate manöövritega inimestelt vara käest võtta, sest eriolukord. Aga jah, minus on suur mure. Ja mure selles mõttes ei ole hea, et mure ei kanna, mure ei aita lahendusi leida, mure kurnab, aga aeg-ajalt see mure saab mind kätte. Ja üks lahendus, mida mina näen, ongi sellest aparaadist eemaldumine, mitte loota sellele, sest kõik see mammona ja see hea, mida meile antakse, oi, me oleme nii hoolivad, see on lihtsalt selleks, et see vaip tõmmatakse jalgalt ära ja sealt tagumikuli maas. No kas või need samad eurotoetused, kuidas niimoodi tehislikult pumbatakse üles meil see põllumajandus ja siis hakatakse vaikselt ära tõmbama toetusega. Sina oled juba üles ehitanud oma toimetuleku nendele toetustele. Ja siis jõuame sinna, kus samal ajal meie oma PTA lihtsalt külma kõhuga hävitab meie loomapidamist. Ja me peame jälgima seda, mis tehakse loomadega, sest kõik see, mis tehakse loomadega, mingit võidakse teha meiega, sest need, kes neid riike tegelikult juhivad, suhtuvad meisse kui loomadesse, sest me ei ole see valitud rahvas. Kõigepealt loomi siin hakati usinalt steriliseerima, paljunevad, kus sigivad, oi, inimestega sama lugu. Mingi hetk siis suunamudijad võtsid ette rääkida, kuidas steriliseerimine ja suunamudija lasi oma mehel teha vasektoomis jättis maha. Oma muret oled nüüd selles seisus. Siis keegi kuulus kirjanik laulja tegi vasektoomia marudelt õigustas. Ja need momendid, kõigepealt kõik, mis tehakse loomadega, me oleme järgmised, jälgige. Siis oli eutaneerimine. Paneme magama ikka vana ja väsinud. Nüüd on inimestega sama lugu. Eutanaasia tuleb uksest ja aknast sisse see teema. Kiibistamine. Kiibista lemmik ära, siis on lihtsam leida omanikku, kui see loomake kuskil siis avastatakse.
mõned aastad tagasi Inger lasi panna endale kiibi. Rahvas ei tulnud kaasa ja seda testitakse aeg-ajalt, visatakse see teema jälle letti, kas rahvas tuleb kaasa? No vist veel ei ole valmis, ootame veel ja visatakse jälle letti, nii et see kiibistamise teema, siis hakati töötajaid kiibistama, et siis on parem jälgida, kas nad ikka tööl on ja tõhusus, efektiivsus ja nii edasi. Ja kuidas nii hea, sa kaotad võtmed ära, ka käeküljes on kiip, see, mis eesmärki see kiip lõpuks tegelikult kannab. Kui meie räägime sellest, see on vandenõuteooria. Võtke ajas tagasi, kui paljud need meie vandenõuteooriad on tõeks osutunud. Ja muidugi on vastik kuulata neid vandenõuteooriaid, sest need mõjuvad kuidagi vastikult ja hirmutavalt, aga kui seda kõike tehakse sulle hea ja positiivse loosungi saatel, siis on mõnus, aga kui see vandenõuteoreetik, analüütik räägib, et kuule, selle tegelik eesmärk on vaata see ja see ei ole üldse hea, see on päris õudne, siis ikka tahab pigem seda nagu mõnusat tunnet ju tunda, kui me oleme siin sellised hetkes heaolu tundmise liinile viidud. Ja siis ongi nii, et kui sul pole seda kiipi, siis võidakse sind põlla peal ära hukata. Tulen nüüd selle veiste teema juurde niimoodi sujuvalt. Ja miks mina olen selle loomakaitse teema poolt, kui me ei kaitse loomi, siis see kaudselt, otseselt isegi jõuavad kõik need asjad meieni, nagu ma just tõin välja need näited. Ja nüüd Maaleht on võtnud kirjutada adekvaatselt, mis siis päriselt toimus, aga kui samal ajal sellel ametkonnal on meeletu ressurss teha oma sponsoreeritud postitusi, et see nende versioon jõuaks hästi paljudeni, siis jah, aitäh Maaleht. Aga väga paljud inimesed ikkagi arvavad, et PTA teeb õiget asja. Ja sellepärast ma võtsingi nüüd need minutid, et teile jagada kokkuvõtet toimunust. Veiste omanik PTA käitumisest, see on siis 6. veebruari Maalehe artikkel. Pidin oma looma hukkamisest 300 eurot maksma. PTA enda töötaja pakub ametile oma firmalt teenuseid. Ka minu looma hukkast ametile teenust osutades. Väidab Mägiveiste nimetuks jääda sooviv omanik. PTA väidab, et mu 12 looma hulkusid nädala ringi. Tegelikult oli 12. oktoobril mul loomad veel Koplis, mu tütar oli neid iga päev seal näinud, lausus omanik. Koplis oli loomadel rohi rinnuni ja vesi voolas ojas. Näljast ja janust polnud juttugi. Veiste omanik rääkis, et kui võrrelda veised kinni püüdnud inimese pilte, mille ta 14. oktoobril tegi, PTA hiljem tehtud fotodega, siis on näha, et loomad olid alguses heas seisus. Veised kinni püüdnud talunik pani mu loomad nädalaks kinni kitsale alale, kus neil ei olnud piisavalt süüa ega juua, märkis ta. Ja seepärast need näevadki PTA 17. oktoobril tehtud piltidel kehvad välja, eriti olukorras, kui vasikad piima imevad. 12 looma minimaalne rohumaa ruutmeetrite arv peaks olema 72, mitte 40. Keegi võttis kellegi loomad, pani kinni, minust omastamine, loomadele mitte piisava toidu ja heaolu tagamine, loomapiinamine, ma ei tea, PTA võiks sellega tegeleda. Kristi Metsa Facebooki lehte soovitan jälgida, tema kajastab PTA tegevust ja kombeid järjepidevalt ja põhjalikult. Nii et jah, Kristi Metsa Facebooki lehte soovitan jälgida. Ja oi kui hooliv, loomad olid seal näljas, nii edasi, aga vasikakese silme all ta ema ära tappa ja jätta see vasikake sinna üksi hulkuma. Mina suutsin seda vaatepilt ainult ühe kaadri näha, siis mul ei aitab. Edaspidi, kui viskas seda teemat jälle ette, ma läksin piltidest hästi kiirelt silmadega mööda, sest minu jaoks mõjub põikalt, kuhu me oleme inimestena jõudnud. Ja ma saan aru, loomi tarbitakse toiduks. Jah, mõistan, see ka võib tunduda liiga julm, aga kas peab neid niimoodi piinama? Ma arvan, et ei pea. Ja need vanad kultuurid, kes ongi põlvest põlve loomi toiduks tarbinud, seal on ikkagi austus omal kohal. Sellisel moel Põllumajandustoiduamet käituda loomadega, see lihtsalt näitab nende suhtumist ja nende sellist retsidivismust. Maaleht on kirjutanud järje avalikust vapustanud veisetapmisele Kiili vallas ja see on väga vajalik just sellepärast, et kui see kõik ära toimus ja jõhku see PTA versioon ja nüüd on tarvis sel teemal rääkida nii, nagu asi tegelikult oli ja see, et PTA ametnik teenib endale isiklikku kasu sellega ja PTA teenib eesmärki hävitada kohalik toiduaine tootmine. Jah, me peaks kõik päris mures olema, sest heakene küll, ma pole veisekasvataja ja ma ei ole põllupidaja, aga meie toidulaud ja need inimesed, kes mõtlevad, et
meile tuleb välismaalt niikuinii, ja need kohalikud, see ongi siuke väike põllumajandus, see niikuinii ei ole efektiivne ja tõhus. Mingi hetk, kui need tarneahelad pannakse sõltuma sellest, kui kuulekad me oleme, ehk siis toit tuleb küll siia, kriisi korral ei tulegi. Aga kui sa ei pääse toidule ligi, sest sinu kiip annab märku, et sa pole hea inimene olnud, siis tore on, kui meil oleks kohalikke toiduainetootjaid ka veel. Aga kui siin omadele pannakse niimoodi jalga taha, nagu siin keegi pani kellegi loomad luku taha, et aidata kaasa nende hävitamisele, jah, eestlane on eestlase suhtes kohati ikka väga julm. Omanik põhjendas seda, et miks loomadel polnud kõrvamärke, kui pole kõrvamärke, võib ära tappa. Ja see ametnik, kes seda ütles, et kõrvamärkideta loomad tuleb tappa, see pilk. Seal ei ole enam kedagi kodus. Omanik põhjendas, et 10 püütud looma pole PRIA registris, sest PTA juhtiv spetsialist Harles Kaup, see samune, kes teenib nende tapmise pealt, lasi nad sealt seletamatutel põhjustel maha kanda. Sellistele loomadele uusi kõrvamärke tellida ei saa. Kirjutasin toona ka PRIAsse, paludes mu loomad registrisse ennistada, kuid mulle tuli vaid umbmäärane vastus ja seda ei tehtud, selgitas ta. Karumurtud loomakorjustel ei saanud omanik Vireeni autot järgi kutsuda, sest loomad pole tal registris. PRIA netikeskkonnas ei saa seda märgistamata loomade puhul teha, põhjendas ta. Ainus variant on nad eskavaatoriga maasse kaevata, aga ma polnud jõudnud veel seda teha. Euroopa Liidu määrus ei käsi märgistamata loomi hukata. Muidu on Euroopa Liidu direktiivid ja määrused, selle järgi me elame, aga nüüd kästi hukata justkui peaks, aga tegelikult ei pea. Neid ei tohi lihtsalt lihaks müüa, kui puudub kõrvamärgis. Neid võib ise lihaks tarbida, neid võib lemmikloomana pidada, maa hooldajana pidada. Tapjad teenivad ja PTA teenib ülesannet hävitada kohalik toiduaine tootmine. Ja veel toiduaine tootmisest. Ma olen rääkinud teemal Bovaer. Siin hiljaaegu 10. veebruaril Aivar Tilk kirjutas oma Facebooki lehel Meie võit. Soome kontsern Valio teatab, et on peatanud jõusööda lisa Bovaer kasutamise, kuna Euroopa Toiduamet EFSA on uuesti alustanud tema turvalisuse uurimist. Bovaer on kemikaal 5-NOP, mis väidetavalt vähendab lehma magudes metaanitoodangut 20%. Ja kasutati ilma olulisi uuringuid läbimata siis umbes 60 maal. 60 maad mürgitab oma loomi, ilma et oleks vastavaid uuringuid tehtud. Tundub, et kuskil otsustati ja see, et uuringud on tegemata, oli eesmärgile kasuks, sest kui eesmärk ongi need loomad ja see toiduainetööstus hävitada, siis milleks neid uuringuid teha, need võivad jalgu jääda. Seda kemikaali toodab Bill Gatesiga seotud firma. Kemikaal on väga mürgine, on põhjustanud suuri tarbijaproteste kogu Euroopas ja põllumeeste abipalveid lehmade surevuse ja piimatoodangu vähenemise tõttu. Mis on veelgi halvem, 5-NOP põhjustab katseloomadel viljatust. Kuigi Bovaeri tootjad väidavad, et mürk lihasse ja piima ei jõua, on protestide tõttu tema kasutamine Euroopas peatatud. Valio, Eestis on kaubamärgiks Alma, pani viimasena Põhjamaadest vastu, luues endale halva mainet. Bovaeri seostatakse maakera rahvastiku vähendamise programmiga, mida ajab Maailma Majandusfoorum ehk WEF. Et tegemist pole sugugi vandenõuteooriaga, näitab ka viimase maailma mõjukate Bilderberg grupi koosolek, kus oli päevakavas kenasti välja kirjutatud ka maailma rahvastiku vähendamine. Aga Eestis aasta tagasi tegin ametliku teabepäringu Põllumajandusministeeriumi, kus vastati, et kui EFSA on tunnistanud preparaadi ohutuks, siis Eestis võib seda kasutada, aga nad ei saa öelda, kes seda kasutab. Ohutuks seda tunnistatud, ei saa olla, kui need uuringud on tegemata. Helistasin siis väiksematesse farmidesse. Nopri ja Pajumäe on puhtad. Soovitan aga väikelaste vanematele osta väiketootjate toodangut, sest Bovaeri kasutavad suurtootjad. Aitäh, doktor Tilk! Mina omakorda soovitan eelistada mahedat, aga see on tänases päevas tehtud kaunis keeruliseks, sest kui meie siin kagupiirkonnas, kus plaan ja juba suuresti lastaksegi peaaegu kõigist NATO relvaliikidest ja samal ajal me oleme Euroopa maheala, siis seda mahedat ilmselt loeb see märk ja loosung, kui mahe see kõik on, kui meile siia isegi õhukvaliteedi seirejaamasid ei panda, sest muidu tuleks välja, et asi on päris kriitiline. See ei ole ju normaalne, et inimesed tunnevad
õhus maitset, nende kemikaalide maitset, mida õhku lastakse. Ilmselgelt need jõuavad pinnasesse ja toidutootmisesse, aga Euroopa mahepiirkond 2025. Vot, vähemalt me saame selle mürgitamise talumise eest raha. Nii. Ja kummaline on see, et jah, mingi hetk lähevad need vähinäitajad, teevad hüppe, peale COVID-vaktsiine tegid hüppe, aga nüüd seoses selle militaartegevusega teevad ka mingi hetk hüppe. Aga meil on ju Terviseamet ja Haigekassad ja kõik muud, Tervisekassa. Siin kogutakse, kerjatakse raha juba vähihaigetele. Ehk siis sul ei pea olema harvikhaigus. Kui sa jääd vähihaigeks, saad selle diagnoosi, sa ei pruugi saada seda raha, küll aga mujalt maailmast on näited, kus eutanaasia on normaliseeritud, et öeldaksegi lahendusena eutanaasia. Palun väga, kaitsevõime, keda me kaitseme, mida me kaitseme, kui käib üks suur surmaäri igal rindel. Ja mis me selle rahaga siis peale hakkame? Mida selle rahaga seni on tehtud? See samune talumistoetus. Lõunaeestlane kirjutas 5. veebruaril. Kas Rõuge pankrot tuleb tagasi? Ehk kuhu kadus 2 miljonit Nursipalu raha? Paar aastat tagasi jagas Rõuge vallavanem Britt Vahter erinevates meediakanalites suurt muret valla tuleviku pärast. Eelarve oli suures miinuses. Valda ähvardas saneerimine. Kuigi mitmed volikogu liikmed saneerimist soovitasid, ei tahetud sellest kuuldagi. Ja kuigi volikogu oli ühehäälselt vastu võtnud otsuse mitte nõustuda Nursipalu laiendamisega, sõitis Vahter pealinna Pevkuriga asju arutama. Vahteri kaasa on militarist, ma ei teagi, ma olen kuulnud, see võib olla ka külajutt, aga seotud militaartööstusega, militaarsektoris sees ta igal juhul suuresti on. Päästerõngana tuli peagi Nursipalu laiendamise hüvitiseks riigilt vallale 2 miljonit eurot toetust. Võru linn sai omad miljonit uputatud lasteaed kaldkriips hooldekogu ehitusse. Kuidas see aitab kaasa talumisele, kui lapsi reaalselt ei sünni? Nüüd, kus lapsi enam ei sünni, öeldi, nüüd on 1000 eurot lastetoetus, et sünnitad lapse, saad 1000 eurot 3 jaos. Mujal on see sünnitoetus olnud ammu hiiglama palju kõrgem. Meil siin vireleti, ma ei mäletagi, kui palju aastaid selle sama väikse kopika peal. Nüüd tõsteti, me oleme lastesõbralik linn. Nüüd on see, et kus tõsta seda toetust, kui lapsi enam ei sünni. Ja kui nad olid valmis 2,50 pärast valetama, meenutan seda fotodejanti, siis tahavad nad meid rahaga üle valada, kes me siin lapsi sünnitame. See on lihtsalt selline populistlik värk. Me nii toetame. Siin hiljaaegu oli artikkel ajalehes, et kuidas siis kenasti on see ametnik pildi peal. Meil siin Võru linnas saab koha peal registreerida lapse sündi, nii tore. Nii. Minu isiklik kogemus läksime siis registreerima koha peale sündi, sest me netis ei saanud seda teha, kuna me sünnitasime kodus. Ämmaemand tuli koju ja see ametnik mitu korda. Kas ikka internetis ei saanud? Ma ei tea, äkki tal oli halb päev, aga meil mehega mõlemal oli siuke tunne, et nagu, mis asja? Ämmaemand isiklikult ütles, et meil tuleb sinna selleks minna ja me ei saa muul moel seda isikukoodi kätte. Ja siis on seal artikkel, kuidas tulge, meie käisime ja kogemus oli kaunis vastik. Ja hiljem muidugi selle ametniku kokku puutudes ta oli väga soe ja meeldiv. Ma ei tea, kas ta siis ise ka mõistis, et natuke inetult kukkus ta päev välja. Me just oleme sünnitanud ja kõik on tore, aga ikka, jah. Ehk siis kogu see välja peab paistma hea, sisuline pool. Ma olen rääkinud, mis toimub meie lasteaedadega. Sisuline pool, hülimäda. Ja jätkan selle raha teemal. 6. veebruaril Tiiu Ritteri võttis Facebookis sama teema lahata. Nursipalu häiringute leevendamiseks mõeldud rahaga on imelik asi. Osa raha tuleb puudu ja osa raha jääb üle. Lõunaeestlane annab teada, et Nursipalu harjutusväljalt koostuva militaarmüra mõju leevendamiseks esitati tähtajaks 166 taotlust ning taotluste kogusumma on 1 023 925,58 eurot. Riik andis leevendusteks raha poole vähem, 500 000. Samas eraldati Nursipalu häiringute leevendamiseks raha ka otse kohalikele omavalitsustele, näiteks Võru vald sai 2025. aastal 150 535 eurot. Ja imelik küll, vaid 50 748 eurot maksti välja. Rohkem nagu tahtjaid ei olnud. Allpool väljavõtte RKIK kodulehelt raha eraldiste kohta kohalikele omavalitsustele. Kirjutan nagu, sest milles on asi. Aga selles, et juba 2024 otsustas Võru vald, et ühele taotlejale antakse toetust vaid 1500 eurot.
Riigi jagatava toetuse piirmäär on 8000 eurot. Sellega saab aknad uksed vahetatud ja muud suuremaid ehitustöid ette võtta. Mina täpsustaks, et päris nii palju ei saa. Ja nagu näeme, taotlusi ei suudetud rahuldada. Aga mida saab 1500 euro eest? 2 akent heal juhul, aga kui inimesel pole raha, et ise 5000 või 6000 juurde panna. Võtame näiteks Liisi. Nende peres kasvab 3 väikest last ja nende kodu jääb vähem kui 2 kilomeetri kaugusele harjutusalast. Üle-eelmisel aastal Liisi taotles selle 1500 toetuse ja sai. Liisi kirjutab nii. Tegelikult on see summa 1500 väga väike, et ainult sellega midagi ehituslikku ära teha. Ja kuna inimestel ehk pole võimalik omast taskust juurde maksta, siis pole mõtet küsida ka. Ainult selle rahaga asja valmis ei saa. Võib-olla tõesti tee peal aukusid lappida. Meie ostsime selle raha eest parklasse 2 koormat freesasfaldit ja võtsime rendist tramperi. Aga kopatööd, aluskongad, killustik, käärekivid ja muu selline läks lisaks 3000. Pluss see, et me tegime kõik tööd ise, välja arvatud kopatööd. Olen küsinud Võru vallast, et miks nii väike toetus. Jätkan siis Tiiu Ritari postitusega. Ainult 1500. Sain vastuseks, et volikogu otsustas tookord nii. Igal juhul tänavu teen ettepaneku, et igale inimesele jagatav toetussumma oleks suurem. Eelmisel aastal jäi Võru vallas kasutamata 99 787 eurot Nursipalu raha. Volikogu otsustas, et see raha läheb teehooldusesse. Ma ise olen seisukohal, et raha peaks minema inimestele ja harjutusvälja ümbruse teed, mida sõjatehnika retsib, tuleb korda teha Kaitseministeeriumi rahaga. Nendelt tuleb küsida. Mitte nii, et riik eraldab inimestele häiringute leevendamiseks raha ja vald lapib sellega teid. Võru linna näide. Sõitsid siin suured masinad läbi linna, tehti oma paraadi, päris kole vaatepilt. Teed sõideti rööbastesse. Võru linnapea siis uhkeldas volikogu ees, kuidas meie küsisime raha, et see korda teha, ära lappida. Ma ei tea, kas see on asi uhkeldada, kui te lasete ära retsida. Nad ise teevad oma retsimise korda ja siis meie küsisime raha. No äkki teeks nii, et lihtsalt ei sõideta selliste sõjatehnika masinatega mööda linnateid, kus kaubaautod suured ei tohi sõita, sest on piirangud, on ju. Aga need tankid, palun väga, andke minna. Ja siis pärast öeldakse, et me oleme ikka tublid. Ja kas üldse igale poole öeldigi, et asi oli selles sõjatehnikas? Võib-olla siin-seal öeldi, et me ikka hoolitseme teie tööst. Ja siin oli ühe pere lugu, kuidas eelmisel aastal nad taotlesid seda toetusraha, ei saanud. Nad on täpselt seal 2 kilomeetri raadiuse piiril. Sel aastal mõtlesid, taotleme sel korral siis, sest eelmine kord paljud jõudsid ette neist, sest vaadatakse selle kauguse järgi ja nendest lähemal olijaid. Siin on tuhanded majapidamised, mis on selles mõjualas. Nendel ei jätkunud. Mõtlesid, et proovivad see aasta uuesti. Nad olid väikse kaarekesega välja joonistatud sellest 2 kilomeetri piirist. Ehk siis nüüd nad on 4 kilomeetri piiris oma elumajaga. Ja mina ütlen, et kes need sindrid on? Kes niimoodi? No teeme niimoodi. Ja see pere sel aastal ka ilmselt ei saa sentigi. Ja samal ajal käib kaitsevõime propaganda, sotsiaalmeedia, YouTube'i kanalis viskab seda mingi Kaitseväe Akadeemia reklaame, kõiksugused veebilehed on täis seda, loed mingit asja ja päises on uus kaitsetööstuse saade Delfis, siuke reklaam seal muudkui lingib, lähed järgmisele jälle ta on ees. Väikeriigi suur võimalus, see on siis uus kaitsetööstuse saade Delfis. Väikeriigi suur võimalus. Mina ütleks väikeriigi suur rumalus ja sellega seoses suur oht. Ja mis sellest väikeriigist meil üldse enam väga järel on, kanname lihtsalt pätte kätel ja nad lähevad üha ahnemaks ja nad haaravad oma sellesse võrgustikku üha rohkemaid ja rohkemaid, sest kõik tahaks ju ellu jääda. Ja siis inimesed müüvadki ennast maha sigadustesse. Ja samal ajal on meil mingid moraalijüngrid, kes ütlevad, kuidas peaks elama. Ja nad tihti on iseennast sellesse süsteemi maha müünud, ehk siis nendes seda ühendust eluga, ühendust tulevikuga on kaunis vähe. Ja kui laste saamisest räägivad need, kellel lapsi pole, kui sa ei ole kogenud seda, mis ime on lapse sünd, mis ime see on ja kui habras see ime on.
raseduse vältelgi. Sa käid mingites kontrollides, kas see näit on korras, kas too näit on korras. Sünnitushetkel sa sünnitad lapse ära ja ta ei hakkagi kohe häält tegema. Muidugi sinust käib jõnks läbi, mis toimub, sest sa oled näinud näiteks mingeid videoid, kus sünnib laps ja ta ei pruugigi elada. Internetis levivad ka sellised videod väga agaralt. Asjad, mida tegelikult ei peaks jagama, sest hirm ei kanna. Ja rasedana me oleme nagu hirmu švammid, me tõmbame kõik võimalikud koledad väljavaated enda ligi. Ja ma ei tea, miks see nii on. Võib-olla see on selleks, et me rohkem ennast hoiaks, säästaks, ma ei tea. Igatahes jah, siin 6. veebruaril oli Õhtulehes pealkiri. Me ei pea rohkem lapsi sünnitama, Kätri Kiilberg. Iibepaanikat tekib suutmatusest kohaneda. Ehk siis kohanema sellega, et lapsi enam ei sünni, me toome Indiast ja mujalt massiliselt võõraid sisse. Teeme endast ka segude segu. Ja siis ongi üks võrratu Eestimaa. Maa tuleb täita lastega, kas ikka tuleb. Eestis on võimust võtnud tugevamat sorti moraalne paanika. Juba 100 aastat kuuleb poliitikute eeskätt konservatiivsete, aga järjest enam ka liberaalsete suust hirmulugusid, et Eestis ei sünni piisavalt lapsi ja lõpuks sureme nii meie ise kui ka majandus välja. Mulle pole see seisukoht kunagi istunud ja midagi tundub selles ka ebaloogilist. Vaataks siis seniseid arusaamu uue pilguga. Kogu iibe küsimuse paanika algab meie kohati väärastunud arusaamast, kuidas majandus toimima peaks. Kõik ju teame, et elame kapitalistlikus süsteemis ning see nõuab elus hoidmiseks kasvu. Rohkem tootmist, rohkem tarbimist. Tootmiseks ja tarbimiseks vajame aga töö- ja ostuvõimelisi inimesi, kes meie praeguses majanduskorralduses seda üleval hoiaksid. Minu jaoks liiga keeruline loogika. Ma ei saa aru sellest pointist. Ja siis ma hakkas mõtlema, kes ta on, näost näha, lapsi tal ei ole. Kätri Kiilberg on arvamustoimetuse reporter-toimetaja. Tal on kõrgharidus filosoofia erialal. Ta on olnud ka progressiivse liikumise peasekretär. See ütleb juba oma jagu. Ta 2025. aasta bakalaureuse töö oli teema pealkirjaga Heterofatalism, a false cure for heteronormativity. Ehk siis heterofatalism, vale ravim heteronormatiivsuse vastu. Ja siis ma mõtlesin, mis asi see on. Hakkasin otsima siis nagu selgitusi. Ja see läks minu jaoks järjest keerulisemaks ja keerulisemaks. Heteropessimism või kaasaegsemalt heterofatalism on hoiak, mida kirjeldab performatiivne piinlikkustunne sellepärast, et tajutakse vastas sugupoole külgetõmmet ning usk, et heteroseksuaalsed suhted kahjustavad paratamatult mõlemat osapoolt. Ja siin võib olla oma osa nendel ainetel, mida noored tarbivad, mis pärsibki seda loomulikku taju, loomulikku tunnetust maailma suhtes. Mingi hetk naistes näiteks tekib selline tugev pesapunumise instinkt. Sa tunned, et see on see aeg. Minul näiteks oli see 20-ndates, kui mu käest küsiti, et mis mu ambitsioonid või eesmärgid elus on. Ja ma ütlesin, et emaks saada. See tehti väga maha. Elus peavad suuremad ambitsioonid olema. Ja mina arvan, et elus ei pea olema suuremad ambitsioonid, vaid side eesmärgiga. Kui meesterahvastel on see peret kaitsta, hoida ja selline, kuidas ma ütlen, ma ei oska seda vist ära seletada, meile meesterahvas, aga ma tunnen seda enda naispoole tugevat tunnet sellise loodusühendusega olemisega ja näiteks see sammune PT-ametnik, sa näed silmist, seal ei ole seda naiselikust empaatiat. Kui sa suudad ära õigustada selle, et väike vasikas jäeti sinna oma ema laiba kõrvale, siis see ühendus on 0. Võib-olla isegi miinusmärgiga. Oma vasikas tegi kõva lärmi. Käisin, vaatasin, kas on miskit hullu, aga issi vahetas riideid. Ja talle ei meeldi, kui riidid vahetatakse. Jätkan oma teemaga. Vaimse tervise tähe all tehakse täna päris palju kurja, sest need lahendused on kaldu sinna, et ühendada noored veel rohkem iseendast lahti. Veel rohkem viia nad põgenemisse iseenda eest. Sest juurpõhjus, ma arvan, kõigil nendel, kellel pannaksegi mis iganes diagnoose tänasel päeval juba, on see, et nad on kogu aeg saanud endast põgeneda. On see läbi nänni söömise, on see läbi ekraanide
ja nende sees esile tulevad mured, mõttekesed, küsimused, hirmud ja ka sellised läbielamised, mida nad tegelikult tunnevad, et tahaks endast vabaks anda, aga nii kui tuleb meelde, ma ei tea, kas mingi mälupilt või miski, mis neid tegelikult seest sööb, nad saavad selle alla suruda. Võtad telefoni kätte, istud, ma ei tea, teleka taha kas või lähed mingisse filmi täiega sisse ja filmid võtavad ennast täiega sisse. Ma olen seda nüüd kogenud, kus ma hoian ekraanidest eemale, trehvad midagi nägema ja keha töötab täiega kaasa. Näed seal midagi hirmutavat, siis tunned nagu ise viibiks seal. Ja noored on veel eriti tundlikud selle suhtes, sest nad on puhtamad kui täiskasvanud. Ja siis neile pakutakse lahendusena veel suuremat summutamist. Aga võtke ära nänn, see rämpsu söömine. Võtke ära ekraanid. Okei, toitumisharjumusi muuta väga keeruline. Ma saan aru, proovige ära võtta nutiseadmed, siis te saate aru, kui suur narkootikum see veel on. Need võõrutusnähud saavad olema karmid ja selles mõttes ma natuke mõistan neid vanemaid, kes alguses on läinud lihtsa vastupanu teed ja nüüd tänasel päeval ei suuda lapsi sellest maailmast enam välja tuua. Need inimesed, kes on need nutiseadmed, süsteemid loonud, nende lapsed ei õpi seadmetes. Nende lapsed ei kasuta õppimisel tehisaru. Nende lapsed õpivad vanaviisi, sest see masinavärk siin töötab vanaviisi. Ja kui tahad enda lapsest kasvatada kedagi, kes hiilgab, õitseb, siis võtke seadmed käest ära. Ja ükskõik, mis õigustusid endale toote, et aga seal on ikkagi maailm ja kõik areneb ja me ei saa ju kiviajas olla. Aga see aju siin on vanaviisi ehitatud. See aju siin vajab õppimist läbi liikumise. Ta vajab olla niimoodi, et mahlad liiguvad ja siis see aju töötab ka teisiti, mitte niimoodi. See meie aju lihtsalt närbub. Ja lapsed, kelle see ajuke pole veel väljagi kujunenud, kelle maailma tunnetus pole veel välja kujunenud, kes pole veel ennast siia sellesse süsteemi suutnud asetada, selle ümbrusega kontakti luua, kes on veel oma fantaasia maailmas, kui tema maailm läheb sellesse seadmesse, ta ei saagi selle maailmaga ühendust. See maailm hakkabki talle üle jõu käima terve ülejäänud elu. Ja lahendusena siis see häiring niimoodi ära summutada ainetega, andke andeks, see kindlasti pole lahendus. Ja siin on huvitav, kuidas mingi hetk, üks suunamudi ja mul on see diagnoos, siis on teisel mingi diagnoos. Normaliseeritakse seda ka täiskasvanute seas, et sul on mingi diagnoos ja see on okei asi. Ja kui vaatad sotsiaalmeedias ka, kui viskab mingeid videosid ette või kui sõbranna mulle saadab, siis kohtlane olla siuke, et sul on midagi viga, mingid imelikke tõmblusi teha, see on nagu normaalne. See ei ole normaalne. Ja tabasin ennast täiesti suurelt murelt, mis mu lastest saab, kui mina kasvatan neid sellises mõtteviisis, arendan neid, soovin, et nad saaksid inimesteks, kellel on mõtlemisvõime, ühendus iseenda selle sisemaailmaga ja nad tunnetaksid oma osa selles suures maailmas, siis kes nende ümber saavad olema? Need lapsed, kes on kasvanud nutiseadmetes, kuidas nad leiavad nendele sõpru näiteks, sest isegi need erakoolid, kui lapsevanemad on läinud lihtsama vastupanu teed, siis andke andeks, milleks erakool, pange siis juba tavakooli. Ma nagu ei näe pointi, milleks raha raisata siis. Ja see suunamudijate kasutamine ja see vaimse tervise teema COVID aegu samamoodi. Mul üks tuttav ütles, et saadetigi kiri, et näe selline asi ja ole hea, jaga, levita. Ja kuna tema teadis, mis teema see on keskmisest teadlikum inimene, ta keeldus sellest. Aga siis vaatasid kõiki neid kuulsusi. Ma siin ühes saates kogemata ütlesin valesti, see oli Genka, kes ütles, et me oleme tema ja ta raha vahel, kui ei vaktsineeri. Kreem ütles lihtsalt, et minge vaktsineerima. Ja kuulsuseid kasutatakse ajupesuks ja sama Epsteini teema. Nüüd tuleb ju välja, kuidas need Hollywoodi tegelased, nad ongi teatud eesmärgiga. Miks ma ei taha, et mu laps vaataks neid Hollywoodi šedöövreid? Sest sinna on ikkagi sisse pikitud ajupesu. Ja tal on ka sellepärast natuke keeruline, et teised räägivad mingil teemal ja ta ei tea, millest räägitakse. Ja ma lihtsalt püüan omalt poolt hästi palju seda kompenseerida, luues talle teistmoodi seda heaolu tunnet. Ja kas või, et kui tal on mingi soov, siis ma püüan leida need vahendid, et ta soov täita, sest ma näen, et need soovid, mis on justkui nagu odavad, ma ei tea, vaata neid rämpsfilme ja tarbi seda nutiseadme sisu, et teised saavad sealt seda heaolu tunnet ja see on väga odav ja mõnus.
Ja kui tema soovib midagi, mis on rahakotile selline kerge kriimustus, siis tunnen, et mul on vaja kompenseerida seda, kui raske tal on minu pärast täna. Tulevikus on tal lihtsam, aga ikkagi mingi selline süütunne käib aeg-ajalt minust läbi. Tal on nii raske sulanduda teiste sekka. Ja see kuulsuste ajupesu, see toimus COVID aegu samamoodi ja oligi hästi huvitav, kui 2021. aastal oli pealkiri: armastatud laulud läksid meeleavaldusel käiku ilma loata. Laulja Siiri Sisask paneb pahaks oma laulu kasutamist propagandaks, selle asemel, et kõik paneks maskid ette ja kaitseks ühiskonnas nõrgemaid. Propaganda. Meie tegime siis propagandat, kui me proovisime kaitsta ennast ja ka neid nõrgemaid, kes ei saanud endast seista. Näiteks poes müüjad, kes pidid lämbuma sinna maskide sisse. Me seisimegi nõrgemate eest. Ja see, et see vaktsineerimine ja maskid oleks neid kõige nõrgemaid kaitsnud. No jah, nüüd on need, kes tol hetkel sundisid teisi maske kandma. Peab. No see meede ja see näitas kuuletumist, kui sa maski ette panid. See ei kaitsnud. Ja kui paki peal on kirjas, et see ei kaitse viiruse leviku eest või ei tõkesta viiruse levikut, no andke andeks, milleks siis seda komejanti kaasa teha. Ja nüüd 6. veebruar 2026, Siiri Sisask. Riigist on saamas ikka korralik kaabakas. Oi, üllatus. Elu Eestis muutub järjest absurdsemaks, sellest on nii kahju. Lihtsalt kahju on mõelda, kuidas selliste elektri ja ka muude üle mõistuse kõrgete hindadega on võimalik lõpuks üldse ära elada. Riik oma kodanikelt ootab seadusekuulekust, makse tuleb maksta õigeaegselt, valimiste korral valimiskäia ja nii edasi, kõik kuidagi katust mööda. Aga maja katuse all on kokku varisemas, kirjutab Siiri Sisask. Aga kui tuleb järgmine raund, kas Siiri on siis kaabakate või rahva poolel, sest siin on tulemas uus pandeemia. Aivar Tilk oma 7. veebruari postituses Facebookis. Detsembris 2025 viis WHO, see on siis Maailma Tervishoiuorganisatsioon, suure saladuskatte all läbi järjekordse pandeemia harjutuse Vaikse ookeani riikides, kokku 32 maal. Sarnane harjutus tehti John Hopkinsi ülikoolis enne COVID-epideemiat. WHO on suures kriisis peale ameeriklaste lahkumist, aga alla nad ei anna. Mick Summers lööb häirekella, kas tõesti tahetakse lahti lasta uus viirus. Juba on informatsioon, et Nipah viiruse vastu on Jaapanis loodud 15 päevaga uus vaktsiin. Kuidagi nagu kordub see rütm. Kõigepealt mängitakse läbi, siis tuleb oi kui kiiresti vaktsiin. See COVID-vaktsiin tegelikult on, ühele mu kliendile oli perearst öelnud, see ei ole uus vaktsiin, see on juba 10 aastaid tagasi katsetatud. Ja seda oli katsetatud militaarsektoris ja jah, oligi ohtlik surmav, sellepärast tehtigi 3 erinevat partiid. Sest kui kõik siin hakkavad järjest minema, on nagu kahtlane, aga natuke segati vett. Ja hävitamine käib niimoodi täiel rindel. Ja mina mõtlen vahepeal, mis nende sigutike peast toimub. Kas või siin kohaliku omavalitsuse tasandil, sa vaatad inimesele otsa ja ta raiub sulle mingit kamarajura. Ja siis ma olen mõelnud, kas ta teab, mis tegelikult toimub, sest COVID aegu. Linnapea oli käinud seal, kus õpetati seda lobitööd tegema COVID asjus. Kui tuli see Nursipalu laienduse teema, samamoodi, me ei tea midagi, tegelikult teadsid. Ja siis ma mõtlengi, et kuidas toimub nende sees see protsess. Kas nad teavad, mis toimub ja mängivad kaasa, teavad, et nende ülesanne on meile see jura lihtsalt maha müüa. Või nad ise ka ei tea. Neil ei ole halli aimugi, et see hea päiksepaneelid katustel, elektriauto laadimispunktid, mahealal kõigist NATO relvaliikidest last, et see on kõik nii hea. Kas nad päriselt arvavad, usuvad nii või nad on aru saanud, et nende roll ongi meid ära ullitada. Ja ma olen unenägudes näinud päris huvitavaid siukseid asju. Mees näeb sarnaseid unenägusid. Ja siis mõtledki, et me ei saa ignoreerida toimuvat. Meil tuleb ennast asetada selles kohta, kus me oleme mängust nii-öelda väljas, kus me ei lähe nende protsessidega enam üleni kaasa. Aga samas meil säilib see kontakt. Kui me oleme sellesse aega sündinud, siis järelikult meil hingedena on vaja siit midagi õppida, kogeda, kasvada. Ja see on see, mis kannab. Ja mis aitab nendest väga ebamukavatest kohtadest ka läbi minna, kui sa saad aru, et need on täiesti sindrid. Ja siis lihtsalt põnevusega mõtled, kas nad saavad aru või nad ei saa ka nagu midagi aru.
ja siis on ise uinutatud ja uinutavad teisi kaasa. Põnev vahest selliseid küsimusi esitada. Ja hilja, kui ma nägin sellist unenägu, et siin Võru linnas Toomas Hendrik Ilves kõndis ja siis ma läksin ta juurde, astusin ligi ja ütlesin, et väga huvitav on jälgida selliseid inimesi. Jälgida, et just selle mõttega ise mitte kunagi selliseks mitte muutuda. Ja siis ta tahtis ära minna ja siis ma ütlesin talle, teed nagu siiralt, mitte pahatahtlikult, päriselt. Ma tahan jälgida selliseid, et ise mitte kunagi selliseks muutuda. Ja siis ta läks ruttu ära sinna vanasse Võru täiskasvanute gümnaasiumi uksest põgenes sisse ära mu eest, kuigi ma ei olnud pahatahtlik ega midagi, aga võib-olla lihtsalt see küsimus riivas. Ja sellised huvitavaid unenägusid on veel, kus ma olengi olnud silmitsi nendega, kes niimoodi sellest teadvusest minu jaoks on rämps inimesed, aga seal unenäos ma olen kuidagi väga neutraalne. Ja sääne saigusest äänpäne vabahvuse helü ja lõpetuses mõttu, kas te olti mõtelnud taha pääle, kuis meil on kõik tehty kuigi muudu nagu mugavambas, toidupoodki ta on lähkunud mine, aga raha on kõik õnne vähemb ja vähemb, a puut on lähkun. Võimalusi esihindale toitu kasvatada, etas õnne rassembas ja kuigi muudu on miks mugavamp. Ja kui väga halvasti on, saad minna ju linnavalitsuste ja raha mano kerjada, võib-olla isegi saat. Ja ta mugavuse tähel ma olen mõtelnud, kui mugavas on tehty tuu, kui sa tunned, et tahad nagu midagi hindele anda, näituses muusika näol. Võtad ta sama mobiiltelefoni kätte ja nakkad kullama. Aga kas ta päriselt and hengele tuud, mida heng taht, kui ta and sulle saan see impulsi, et muusika. Ja siis sa kullad määnestki häusse. Küll sa saad häusa vaihul valida, mis sulle rohkem miildus, aga sa esi ei laula ainep. Sest sa saad kullelda noidki ja laulva sust parempahe. Aga laulda esi. Ja siis ma olen avastanud, et ma ilmitsen saate ütli ka kanali She Breath, kus on ma saan see nagu harjutuse, et esi hinnast parempahe tunneta tunda ja seal on sääne asi, mis käi mitme kotuse pealt on läbi käinud, on ümisemine. Et esiki, kui sa ei mõista laulda, või ta on sääne laula, kui su tunnet, et sa tahad laulda, kui tõisi häir, sest laula nii, et ta ei kulla. Aga su hinde seen on hää tunne, sest laula iks. Ja lihtsalt ümiseda. Lihtsalt niimoodi. Ja sa tunned, kui su kihelet kuigi muudu nagu määnsegi värine sisse ja ta värin rahustas ja moos hästi. Ja see on see nagu väiku asja, mille peale ma mõtlen, et kui piinült meid on tõmmatu määnsegi tehise elo sisse. Ta oli peris elo ju niimoodi määnsetigi massinide peale õnne luuta. Ja siis ma olen ka mõtelnud, et kui halva on tuu, et ma õhtul võtta telefoni, siis ma kae, kuis kiäki oppas minna, kuis tunda hinnast parempahe, kuis oma miil maha rahusta. Kas ma esi ei mõistas tuu peale tulla. Siis ma olengi mõtelnud, et küll ma hetkel tunne, et ma olen nii kuigi muudu ärkaonu kõgõda majapidamise ülesandide sisse, et mul on vaja, et kiäki minust targemp oppasi minna. Ja siis tulevane asja juba esihindest, näitus üks päiv visassi pikale ja siis tulligi ta ümin nagu esihindest. Aga inne noide videote kaemist ma eest tiiäki, et sääne nagu, kui võimas ta tunne või olla. Ja siis ma mõtlegi, et ütel päeval ma olen nii tark, nii ühendusen, et ma ei pea kaema mitte midagi ta telefoni seest, vaid ma esitunne ära, mis hetkel mu kihe ja vaim mida vajas. Aga tuu, kuis mi lausa põgõnemi tuu iist, mida mi periselt vajami, määnegi mure, mis on vaja lahti lasta, määnegi hirm vaja lahti lasta. Võtad ka, et näid ulle videosid ja ole ikka nagu hätä. Pand telefoni käest, tiid muid asju, tule jälki miski asi esile, võtad jälki telefoni ja jälki nagu hästi. A periselt õnne põgõnet. Aituma kullamast ja järgmise kõrrani.